Paljude arvates on see päris viimane õige Lamborghini. Miks see nii on ja kuidas see mudel päästis Lamborghini kõige hullemast, sellest täna pisut lähemalt. Lamborghini jõudis 70-ndatel ja 80-ndatel päris tihedalt omanikke vahetada ja isegi korra pankrotis ära käia. Näiteks aastal 1989 ostis Chrysler kogu Lamborghini kupatuse ära ja aastal 1994 ostis Megadec ära selle ettevõtte. See oli huvitav firma, mis oli registreeritud Bermudal ja üks omanikest oli näiteks Indoneesia presidendi poeg. Mõte oli kogu vananev Lamborghini mudelivalik siis välja vahetada ja selleks palgati appi Italdesign Cicciaro, kes siis pidi tegema uued ja värsked prototüübid ning esimesena prototüübina tuli välja selline auto nagu Gala. Kusjuures see samane Gala oli sellises mängus nagu Need for Speed 2, mis tuli välja aastal 1997 ja ise käisin Kadakaturult ja ostsin selle piraatkoopia ning see oli üks minu lemmikautodest kogu selles mängusarjas. Paraku Galast ei saanudki päris sükest tootmisküpset mudelit ning 98 aastal ostis Volkswagen Grupp omakorda siis Megadeci käest ära Lamborghini, vaadati see projekt üle ning sellest sündiski siis Gallardo. Ja omakorda Volkswagen Grupi sees anti kontroll tegelikult Audi kätte, kes siis vastutas kogu selle Lamborghini projekti eest. Ja Gallardo pidi olema siis nii-öelda entry level Lamborghini, ehk siis selline odavam, mida jaksaks ka nagu suurem hulk inimesi osta. Mõte oli ikkagi suurendada müüginumbreid ja tõsta neid ka kasumi marginaale, et see mark üldse ellu jääks. Gallardo pidi olema siis konkurendiks eelkõige Ferrari 360-le ja ühtisega muidugi Porsche 911 turbole. Kui see auto välja tuli, siis oli ta nendest kahest mudelist ikkagi märkimisväärselt võimsam ja seda tänu siin minu selja taga paiknevale 5-liitrisele V10 mootorile. Võimsust on sellel 382 kilovatti ja 0-100-ni kiirendab Gallardo nii kupeena kui kabrioletina 4 sekundiga. Ja tippkiirus jääb rahulikult sinna 314 kilomeetrit tunnis juurde. Gallardo disaineriks oli Luc Donkerworke, kes siis võttiski aluseks selle Italdesigni poolt tehtud Gala ja muutis need sealsed ümaramad jooned natuke selliseks mõnusamaks, kandilisemaks. Aga mudeli tootmine algas siis aastal 2003, tuli välja alguses kupeena. 2005 esitleti siis lahtisversiooni ehk Spiderit ja esimesed kliendid said sellise avaauto kätte 2006 aasta maikuus. Ja aastal 2008 läbis siis auto sellise põgusa facelifti, pisut muutsid esi- ja tagatuled ja kõige suurem muudatus oligi tegelikult minu selja taga ehk mootoris. Lamborghini sai endale 5,2 liitrise Audi päritolu TFSI mootori, nii et süda ei tulnud enam Lamborghini enda maja seest, vaid oli tegelikult juba siis Volkswagen Grupi looming. Seetõttu ongi need mudeli värskenduse eelsed Lamborghinid siis põhimõtteliselt viimased päris Lamborghinid. Aastaks 2013 millal see mudel tootmist maha läks, oli neid tehtud kokku 14 022 eksemplari. Ehk siis, kui Lamborghinit hakati tootma üldse aastal 1963, siis selle mudeli tootmise lõpuks olid 50% kogu maailmas toodetud Lamborghinidest Gallardod. Et see Gallardo oli sedavõrd oluline mudel ikkagi kogu Lamborghinile ja päästis selle ettevõtte kõige halvemast. Minu arvates näeb see samane Gallardo
lahtisena pagan äge välja, ka kupee variant on kihvt. Ja kusjuures lahtisena ta on kihvt, aga kui katus peal on, see katusega näeb ka veel äge välja. Seda enam, et siin on konkreetselt see musta värvriidest katus, mis on niisugune mõnus kontrast. Ja kui varasemad Lambo mudelid olid selliste üleskäivate nii-öelda käärustega, siis siin on see täiesti tavaline autouks, mis tähendab, et sul on tegelikult see kasutusmugavus oluliselt parem kui varasematel Lamborghinidel. Ja siin sees on ka ruumi. See mahub reaalselt ka pikk inimene ära. Ja ütleme nii, et kogu see interior üldse tegelikult on võib-olla isegi liiga vähe dramaatiline. Ta on selline, näeb küll äge ja kihvt välja, aga siin ei ole midagi sellist, mis oleks niisugune hullumeelne või crazy. Ta ei ole niisugune Batmani auto. Kui siit väljast võib-olla polegi midagi väga veidrat välja tuua, siis muidugi siin auto sisemuses on Lamborghini teinud ikkagi Lamborghinit ja seda eelkõige kogu käiguvahetuse süsteemiga. Nimelt selles konkreetses mudelis siis on seesamane robotiseeritud manuaal. Siit saad ta lülitada automaatrežiimi peale, kui ise käike viitsi vahetada. Aga üldiselt vahetad käike labadest. Kõrval saad muuta veel käigukasti režiimi sportlikumaks ja võtta maha veoveo kontrolli, kui sa arvad, et oled piisavalt kõva mees, et saad selle autoga hakkama. Ja nüüd loogiline küsimus oleks, et kus kohas on tagurpidi käigunupp. Loomulikult paneme selle siia armatuuri nurka, sest see on esimene koht, kust inimene otsib tagurpidi käigu nuppu. Aga omaette seos on siin muidugi Audiga olemas, kellel on olnud sellised 90-ndate keskpaiga Audisid, siis tunnevad siit ära näiteks selle kliimapaneeli. Ja kui nüüd süüde sisse keerata, siin kellade vahel olevad pisikesed ekraanid on täpselt samasugused nagu tolleajastu Audi A4 või Audi A6. Tegelikult oli ka keskekraan Audi pealt pärit, aga siin konkreetses autos on pandud sisse mingisugune Jaapani navi, kuna see auto on pärit Jaapanist. Aga mis oli Gallardo puhul täiesti uus asi, siia nuppudena pandi sellised ägedad lülitid. Ja peale seda on tegelikult need lülitid jäänud ka kõikidesse uuematesse mudelitesse. Küll on saanud need vähe teistsuguse ja moodsama ja võib-olla ka sellise ägedama disaini. Igatahes Gallardos olid need lülitid sellisena esimest korda. Aga nagu ma eelnevalt mainisin, siis mingit sellist suurt draamat siin salongis ei ole, et kõik on selline kuidagi võib-olla tavapärasem tavalisele sõiduautole, erinevalt siin teistest Lamborghini nii vanematest kui uuematest mudelitest. Aga praktilist poolt veel, esimest korda tegelikult Lamborghini ajaloos sai see auto endale kasutatava panipaiga sinna kapoti alla. Nii et vajadusel saab siia üht-teist ära panna, küll mitte liiga palju. Golfi inimestele ta ei sobi, sest golfikotse ei mahuta, aga mõne väiksema lapse võib-olla pistad see sisse. Ühesõnaga sellist pakkruumi pole varem Lamborghinidel kunagi olnud, nii et see oli ka Gallardoga täiesti uus asi. Aga kõige rohkem ma tegelikult tahaks näha seda sama 5-liitrist V10 siin katte all. Kuidas see lahti käib, mul pole õrnemat aimugi. Kiire guugeldamine ütles, et paari nuppu peab all hoidma, siis võiks hakata asju juhtuma. Ja ega see väga palju rohkem ei avanegi, nii et tegelikult see V10 jääb kahjuks siia samas selle Cabrio katuse katte alla peitu. Ja kuidas see muidugi katus avaneb, see on omamoodi äge. Kuna mootorit väga vaadata ei saanud, siis lähme vähemalt kuulame, mis häält ta teeb ja proovime järgi, kuidas üks Gallardo sõidab. Kuna seda 5-liitrist V10 parakuselt katte alt ei näinud, siis peab leppima ainult nende häältega, mis ma loodan, et läbi selle mikrofoniga kohal tulevad. Midagi ülimalt keerulisest siin autos ei ole. Kõik on ikkagi loogiline ja reeglitepärane, nagu ütleme nii, et siis nagu sakslastel kombeks, sest Audi käsi oli siin ikkagi mängus, mis võib-olla on pisut ebaloogiline, kuidas selle asjaga liikuma saada. Siin ei ole käigukangi, siin on nupp automaatik, mis peaks automaatselt käike vahetama. Tagurda tahad siis labad tõmbad enda poole, läheb neutrali peale ja armatuuri pealt tagurpidi käik sisse. Ei midagi ülemäära keerulist. Kui üldiselt ma olen sõitnud ainult ühe Lamborghiniga ja selleks on siis viimane Urus SE, sellest on ka video Auto24 kanalis olemas, nii et võite üle vaadata. Aga ülejäänud sellistes sportlikes Lambodes ma olen ikkagi või siis madalates Lambodes ma olen ainult sees istunud ja sealt ei näe välja, erinevalt sellest autost, kus päris hästi näeb välja. Ruumikus osas ma olen ligi 1,90 m
isten lõpus ja siis on ruumi täitsa okei. Pearuumiga muidugi väga hästi, sest et teda võib mõõta lausa kilomeetrites, mis teeb selle Spideri minu meelest isegi ägedamaks kui kupee, sest sa saad sellise superauto elamuse ja ka ühtlasi avaauto elamuse 2 ühes. Kuid jah, ütleme, see on siis minul päris ehtsa Lamborghiniga sõita ikkagi esimene kord. See on ikkagi päris oma Lamborghini mootor. Ja see auto on täiesti hullumeelne sõge. Need hääled, mis siit selja tagant tulevad, need on lihtsalt niivõrd ägedad, et see on uskumatu. Kuigi see auto nüüd 4 sekundit 0-100-ni, see ei ole tänapäeva maailmas nüüd mingisugune väga ulmeline number, sest paljud elektriautod teevad 0-100-ni märkimisväärselt kiiremini juba. Aga kui nüüd võttes ajastu, millal see auto tuli aastal 2003, siis 4 sekundit 100-ni oli väga kiire aeg, on endiselt ja erinevalt nüüd siin kiirest elektriautost, siis see jumin, mis siit tagant tuleb koos nende käiguvahetustega, siis see efekt on hoopis midagi muud ja see on ikka märkimisväärselt ägedam. Kui nüüd pisut juhitavusest rääkida, siis see Lambo 4 vedu hoiab teda ikkagi väga kindlalt teel, sa ei pea väga palju muretsema, kui sa vist ise lollust ei tee, siis sa jääd siia tee peale. Ja erinevalt varasematest, vanematest Lambodest, ta ei ürita igal hetkel sul pead otsast ära hammustada, et ta ei oota, millal sa vähegi eksid, et siis saaks hambad sisse lüüa või sind kuskile kraavi lennutada. See roolitunnetus on, see rool on jäik, see on niisugune raske pisut, aga see annabki seda tunnetust paremini nagu välja. Võib-olla pidur on natuke tuim, aga see on ka niisugune pisidetailide kallal nokkimine. Aga seda häält kuulata, siis ma ei tea, ma ei ole vist ägedama häälega autoga mitte kunagi elus sõitnud. Kui varasemalt oli mul kindel soov, et Aston Martin DB9 võiks hoovi tulla, siis praegu mõtled, et see Gallardo oleks umbes 10 korda ägedam, kui mitte 12. Ja võib-olla ainuke asi, mis mind siin pisut täna tagasi hoiab, on see, et load on kallid ja 115 000 eurot oma vastutust on minu jaoks ka natuke palju, nii et pigem tahaks pisut rahulikumalt sõita. Aga ühesõnaga, kui sa tunned, et sul on niisugust kollast lahtist Gallardot vaja, siis tegelikult see auto on täitsa võimalik ära osta. Mine vaata Kauritel Motorsi kodulehelt järgi ja helista ja ma ei tea, lepi kokku. See nauding, mida ta pakub, need hääled, see on ikka kosmiline. Kusjuures ma arvan, et just Spideriga saab selle elamuse kuidagi märksa paremini kätte, sest sul ei ole see katus peal, nii et sa kuuled kogu seda heli otse siia tuppa. Siin autos ei ole raadiot vaja. Siin autos pole päriselt raadiot vaja. Seega Lamborghini Gallardo Spider. Gallardo on see mudel, mis päästis Lamborghini kõige halvemast. Seda toodeti palju, seda müüdi mühinal. Inimesed armastasid seda autot. Ja põhjusega. See auto lihtsalt on äge.